Täna räägime roosiistiku istutamisest. Täna istutame kääbusrooside sordirühma kuuluvat roosi Bonbon Hit. Tegemist on üheaastase roosiistikuga, mis on pakendatud 0,7 liitrisesse kilekonteinerisse. Roosiistiku istutamisele peaks eelnema istutuskoha ettevalmistus. Kui te olete välja valinud oma aias sobiliku istutuskoha, mis võiks olla päikseline ja kirde ja põhjatuulte eest kaitstud soe kasvukoht, siis tuleks kaevata valmis istutusauk. Kui te olete istutusaugu valmis kaevanud, siis istutusauku võiks kindlasti lisada kas head kõdusõnnikut, kompostmulda ja kui te neid käepärast ei ole võtta, siis alati on võimalik osta ka spetsiaalselt mullatootjate poolt toodetud roosi istutussegusid, millest siis tavaliselt on olemas ka juba roosi juurdumise jaoks vajalikud stardiväetised ja ka tema esmaseks kasvuks siis vajalikud toitained. Kui roosiistiku istutamine toimus suve esimesel poolel, siis peale istutamist 2 nädala pärast võiks alustada väetamisega. Kui istutus jäi suve teise poolde ehk siis augustisse septembrisse, siis väetamist ei ole vaja teha, kuna istutussegus on kõik vajalikud juurdumiseks olevad väetised olemas. Kui istutusauk on ette valmistatud, siis võiks lisada istutusauku mulda ja pisut ka vett, et oleks olemas ka siis selline esmane niiskustase juba kohe seal istutusaugus. Kui istutusauk on ette valmistatud, siis tuleks alustada roosiistiku ettevalmistamist istutamiseks. Kuna tegemist on nüüd küll üheaastase istikuga, aga väga hästi välja arenenud juurestikuga istikuga, et siis tuleb vaadata, et kuidas saada temalt ümbert ära see kilekonteiner. Kui kevadel istutatakse, siis võib selle kilekonteineri täielikult eemaldada, aga kuna antud istikul on väga suur juurestik ja me ei taha seda juurestikku lõhkuda, siis me lihtsalt ribastame selle kiletuutu peenikesteks ribadeks ja istutamegi koos selle ribastatud kilekonteineriga. Roosiistiku kasvamist see ei mõjuta, nii et niimoodi võib julgesti istutada. Järgnevaks tööks on kindlasti see pookekoht, mis on roosiistiku üks olulisemaid osasid. Et meil on siis nad pandud kinni sellise pooketeibiga ja see teip tuleks lahti lõigata, et teda ei ole hea teda ümbert ära võtta, vaid just nimelt lahti lõigata ja kindlasti tuleks vaadata, et see lõikuse koht võiks olla sellest pookekoha vastast küljel, selleks, et mitte kogemata vigastada pookekohta. Kui see teip on ümbert ära võetud, siis järgnekski nüüd istutus. Et kuna roosiistikud on ikkagi meie kliimast külmaõrnad, siis oluline on nad istutada võimalikult sügavale. Et ideaalne oleks istutada kuskil 5–7 sentimeetri sügavusele pookekoht. Et selleks ongi hea istutada tegelikult roosiistikut kahekesi, et üks saab hoida roosiistikut kinni ja teine saab samal ajal lisada mulda. Ja vastavalt siis roosiistiku pookekohale ja ka juurestikule peaks olema ka siis see istutusaugu sügavus. Ja tuleks hakata siis lisama mulda ja kogu aeg jälgida, et see pookekoht ikkagi jääb sügavale. Kui nüüd mingil põhjusel pookekoht jäi kõrgemale, et siis võib jätta sellise suurema renni siia ümber ja sügisel siis lisada seda mulda, et pookekoht ikkagi jääks sügavamale. Et oleks hea, kui oleks tehtud selline kastmisrenn ümber istiku selleks, et kastmisvesi ära ei voolaks. Et roosiistikut peale istutamist võiks kasta üks nädala jooksul iga päev, kui on vihmavaene periood. Peale istutust tuleks roosiistik tagasi lõigata. Üldjuhul võiks lõigata tagasi kõiki võrseid kolmandiku võrra ja kindlasti ära õitsenud õisikuid, kui neid on, ja tuleb ära lõigata ka õitsvad õied, sest et see lihtsalt koormab teda juurdumise ajal. Ja kui nüüd tagasilõikus on tehtud, siis ongi roosiistik istutatud ja tuleb olla lihtsalt hoolas kastmisega.